Tere tulemast kõigile Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Vabaühenduste arenguõppevooru infopäevale. Ma arvan, et me võime pihta hakata, et teid, kes te ennast täna selle infoüritusele kirja panite, oli veidi rohkem, aga ma usun, et huvilised veel liituvad meiega, sest et aega, mida me oleme sellele arenguõppevoorule täna pannud, on ka üsna pikalt, nii et eks siis inimesed ise teavad, millal nad tulla saavad. Kodanikuühiskonna Sihtkapital ehk KÜSK on loodud selleks, et olla toeks vabaühendustele nende arendamisel. Meil on selleks jagada iga-aastaselt Siseministeeriumi rahastust, nii et see on tegelikult meie kõigi ühine raha nii-öelda, mida me siis vabaühenduste arendamiseks ja nende tugevamaks tegemisele panustame. Ehk siis ütlen kohe ette ära, et KÜSKil ei ole paraku neid vahendeid, et teie nii-öelda igapäevategevusi toetada, vaid just siis neid vahendeid, mis siis aitavad vabaühendusi organisatsioonidena tugevamaks muuta. Me oleme läbi aastate tegelikult päris palju teinud ka erinevat sorti taotlusvoorusid, mis siis on keskendunud kõik valdavalt mingitele kindlatele fookustele. Näiteks oleme me siin aidanud vabaühendustel nende juhtimisvõimekust tõsta või pühenduda rohkem näiteks kommunikatsioonivõimekuse arendamisele või vabatahtlike kaasamise võimekuse arendamisele. Aga nüüdseks juba päris hea mitu aastat oleme me läinud seda teed, et vabaühendused on ise öelnud, mis on nende arenguvajadused ja meie siis oleme saanud toetada neid siis konkreetselt nendes kohtades, kus siis hetkel vabaühendustel kõige enam king on pikistanud. Nii et selliseid arenguhüppe taotlusvoorusid oleme teinud nüüd mitu aastat ja plaanime ka edaspidi neid teha. Aga et mis me siis täpsemalt täna teeme, on see, et räägime siis ühest nendest arenguhüppe taotlusvoorudest lähemalt. Kõigepealt ma võtan peaaegu tund selleks, et teile natuke täpsemalt rääkida arenguhüppevooru tingimustest. Siis edasi, mul on hea meel, et meiega on liitunud Riinu Lepa, kes on täna siin MTÜ Tagurpidi Lavka esindajana, kes siis räägib oma ühingu kogemusest KÜSKiga koostööst. Ehk siis 2016. aastal siis nende ühing arenguhüppe toetust KÜSKist sai. Nii et aitäh juba ette, Riinu, et sa olid nõus meiega täna seda kogemust jagama. Ja peale seda edasi tuleb teie ette Külli Volmer Harju ettevõtlus- ja arenduskeskusest, ehk siis see lühend MAK siin slaidil tähendab siis maakondlik arenduskeskus ja Külli räägib teile natuke täpsemalt sellest, millist teenust saab üks vabaühendus täiesti tasuta ühest maakondlikust arenduskeskusest ja täpsemalt siis ka sellest, et mis on siis konkreetselt Harjumaa ja Tallinna MTÜ-dele pakkuda ja kuidas saab siis ka nende keskus olla abiks konkreetselt selle taotlusvooru projektidega seoses. Siis teeme ühe väikese pausi ja peale seda läheb tööks. Ehk siis tegelikult peale seda on teie ees Marleen Pedjasaar Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidust, kellega koos saate te astuda võib-olla nagu 2 sammu tagasi, ehk siis vaadata uuesti otsa oma enda ühingu põhikirjalistele eesmärkidele. Ehk siis mitte niivõrd keskenduda sellele, mida te võib-olla selle projekti raames soovite teha, vaid võttagi sammuke tagasi ja mõelda, et aga milleks meie organisatsioon üldse kunagi loodud oli ja kuidas me teame, et me oleme eesmärkidele, mis põhikirjas ka kirjas on, lähemale jõudnud või jõudmas. Ehk siis õpite koos siis Marleeniga natuke rohkem indikaatoreid seadma oma eesmärkidele ja samamoodi siis aru saama sellest, et millised need arenguvajadused ühel ühingul siis üldse olla võivad, et kuidas te aru saate, et millised võimekused teil puudu on selleks, et oma eesmärkidele siis lähemale jõuda.
nii et Marleen siis plaanib kuni kella 5-ni teiega koos selle tee siin läbi käia. Nii et ma väga loodan, et teil õnnestub päeva lõpuni koos meiega olla. Aga lähme konkreetselt siis selle taotlusvooru tingimuste juurde. Veel enne seda natukene. Tuletan uuesti meelde siis, et KÜSK-i toetused on selleks, et tugevdada vabaühendusi laiemalt, mitte siis nii-öelda tegevuste ärategemiseks, vaid selleks, et organisatsioonid tugevamaks saaksid. Ja meil on selleks siis 2 taotlusvooru aastas. Nüüd see esimene, millest ma täna hakkangi natuke põhjalikumalt rääkima, puudutab siis rohkem nii-öelda inimeste arendamist vabaühenduses, tööprotsesside arendamist vabaühenduses. Et seda me nimetame ise KÜSK-is rohkem nii-öelda selliseks pehmeks taotlusvooruks. Ja nüüd see teine taotlusvoor, millest ma täna veel pikemalt ei räägi, puudutab siis rohkem ühingu sellist majanduslikku elujõulisust ja aitab teil plaane teha siis selle jaoks, et kuidas üks ühing oleks ise rohkem jätkusuutlik, majanduslikult sõltumatum võib-olla ka projektirahastustest, et see pool rohkem korras oleks. Ütlen juba ette ära, et tõenäoliselt selle vooru tähtajaks, taotlemise tähtajaks saab olema juunikuu algus, aga et täna siis keskendume just sellele esimesele. Need slaidid kindlasti saadan teile ka meili teel, paneme üles ka kodulehele, nii et ei pea täna siin sellele aega väga palju raiskama, et kõike kibekiiresti üles kirjutada. Ja teine asi, et see info, mis ma siin nüüd räägin nendest vooru tingimustest, et see kindlasti ei ole nii-öelda mingi selline salaja lisainformatsioon, vaid et see on tegelikult kontsentraat vooru tingimustest, mille te leiate ka meie koduleheküljelt. Nii et siis saate ise vaadata, kas tutvute veel hiljem slaididega või siis loete põhjalikult läbi vooru tingimused, mida ma tegelikult kindlasti soovitan teha. Me soovime siis nende voorudega, et ühingud muutuksid ise tugevamaks, elujõulisemaks just nende eesmärkide täitmisel või saavutamisel, mida siis ühingud on ise endale kunagi pannud. Nii et see nii-öelda eesmärkide saavutamine, see on meie selles voorus, aga järgmistes taotlusvoorudes hästi olulisel kohal. Et siin ma ei räägi praegu hetkel projekti eesmärgist, see on ka oluline saavutada, aga projekti eesmärgid te seate selleks, et aidata nii-öelda täita või saavutada oma ühingu eesmärke. Nii et sellele te peate tegelikult selle vooru raames päris palju keskenduma. Ehk siis eeltööd me eeldame, et te teete ennem, kui te siis konkreetselt meile ütlete, et millist võimekust te soovite selle projekti raames hakata arendama. Tahaksimegi me, et te vaatate uuesti otsa oma ühingu eesmärkidele ja natuke mõtestaksite ja mõtleksite selle peale, et kui kaugel te siis olete oma eesmärkide jõudmisele. Ja teine asi, et teete ära arenguvajaduste analüüsi, et te suudaksitegi siis öelda, et mis on teil veel puudu selleks, et sinna eesmärkideni siis kunagi jõuda. Need on sellised kaks eeltööd, mida me soovime, et eelnevalt teeksite, aga see eeltöö on siis midagi sellist, mida te võiksite teha oma enda meeskonnaga, kaasates sihtrühma, võib-olla ka mõnesid koostööpartnereid lähemaid, aga et ei pea seda nii-öelda kogu seda eeltööd meile KÜSK-i saatma. Me usume, et te olete selle teinud, aga et meie soovime näha taotlusvormis siis kokkuvõtted sellest. Ja taotlusvormis pärast hiljem näitan teile ka on olemas kohe spetsiaalselt need kohad, kuhu te kõik selle kontsentraadi jällegi saate kirja panna. Aga mõtlema tasub juba hakata täna tõesti nendele asjadele ja Marleen aitab teid selles kindlasti. Konkreetselt siis nüüd selle esimese arenguhüppe vooru eesmärgist. Me soovime, et teie vabaühenduste juhtide, meeskonna, liikmeskonna tegevusvõimekus kasvaks. Jällegi, kõik see sama asi selleks, et te suudaksite paremini toimida ja tegutseda, et ellu viia oma ühingu eesmärke. Et organisatsioon ise oleks ka tõhus toimiv, et oleks kõik need tööprotsessid ka võimalikult hästi läbi mõeldud. Selleks te saategi toetust taotleda.
ehk siis meil ei ole KÜSK-is kunagi ette antud nii-öelda sellist tegevuste nimekirja, et mida te kindlasti teha tohiksite või ei tohiks teha, aga kõik need asjad, mida te teete, peaksid siis kandma seda eesmärki, et teie organisatsioon kuidagi tõhusamalt tööle hakkaks. Just. Ja mida me siis selle tegevusvõimekuse all mõtleme? Et me oleme taotlusvooru tingimustesse pannud ka kirja ühe loetelu sellest, mida me ise näeme, et millest üks nii-öelda tegus organisatsioon võiks koosneda või mis on ka võib-olla need kohad, millega ka tihtipeale vabaühendused kõige enam maadlevad. Aga see nimekiri ei ole kindlasti mitte nii-öelda ammendav. Et kui teil selgub arenguvajaduste analüüsist, et teil tegelikult see kitsaskoht on veel hoopis kusagil 7. koha peal, et siis see on nii-öelda teie asi ära põhjendada see meie KÜSK-i hindajatele, et vot teil on vaja just seda asja või seda võimekust või seda oskust tugevdada selleks, et teie organisatsioon oleks ise tugevam. Nii et need on siin nii-öelda need näited, aga et tegelikult see on kõik teie enda kätes, et teete ära arenguvajaduste analüüsi, saate teada, kust king pigistab ja küsite siis toetust KÜSK-ist selle jaoks, et siis ennast arendada, et see arenguhüppe saavutada. Nüüd, ka see on teie enda otsustada ja mõelda, et kas te selle projekti raames keskendute mingile ühele võimekusele. No näiteks mõtlete, et või tuleb sealt arenguvajaduste analüüsist välja, et teil ongi kommunikatsioonivõimekusega kuidagi lood väga kehvasti ja pühendategi kogu selle projekti sellele, et siis oma meeskonna kommunikatsioonivõimekust arendada, võib-olla meediaga paremini suhelda, mis iganes asju te siis välja nuputate selleks, et oma võimekust tõsta. Või te tegelete mitmete erinevate võimekustega korraga. Et see täiesti sõltub teie enda ühingust, teie enda võimekusest ja et sellest, et kuivõrd te olete valmis ühele asjale keskenduma või te saate kõiki asju nagu korraga ka teha. Et kindlasti seab aeg oma piirid, raha seab tihtipeale piirid ja teie meeskond siis samuti, et see on teie enda mõelda ja otsustada. Slaididel on ka ära toodud siis konkreetsemalt see kodulehe aadress, kus te näete vooru tingimusi juba täpsemalt. Räägin kohe ka ära sellise loo nagu arengueksperdi kaasamine. Ehk siis me KÜSK-is oleme kuidagi kogenud seda ise rohkem, et need ühingud, kes on oma projekti võtnud, kaasanud pilku väljastpoolt, ehk siis mitte ainult oma meeskonnaga toimetanud, vaid et võtnudki mingi konkreetse võimekuse nõustamiseks ja ka tulemuste saavutamise nõustamiseks appi kellegi väljastpoolt organisatsiooni, kes ei tea ja ei tunne teid võib-olla ka nagu nii hästi ja süvitsi, et need ühingud on tihtipeale kiiremini ka tulemusi saavutanud. Ehk siis selline väljastpoolt pilk on alati heaks abiks ja see on ka hea võimalus tegelikult nüüd KÜSK-i toetuse abil seda eksperti kaasata, ehk teil on võimalus siis see kulu ka eelarvesse sisse planeerida. Ja selleks, et ta nüüd kohe siin väga hätta ei jääks, et on teile välja pakkuda ka paar võimalust. No esiteks muidugi see, et kui te juba teate kedagi, võib-olla teil on kellegagi juba eelnevalt hea koostöö olnud, et siis te võite seda inimest muidugi kaasata. Või kui te teate mõnda teist ühingut näiteks, kes on saanud abi mõnelt eksperdilt ja tundub, et see inimene võiks ka teile sobida, muidugi võite ka selle inimesega läbi rääkida. Aga oleme teile tulnud ka appi siis selles osas, et oleme ise pannud kokku peamiselt siis eraturu konsultantidest koosneva sellise andmebaasi, kus on umbes 40 ligi inimesi siis, kes on ise meile öelnud, et nemad on valmis vabaühendusi nõustama erinevat sorti võimekuste arendamisel siis selle projekti raames. Nii et sealt meie kodulehelt leiate siis selle andmebaasi ja saate sealt ise vaadata, et kes ja milles võiks olla teile kõige enam kasulik. Eksperdi kaasamine ei ole kohustuslik, aga see on soovitatav.
ehk siis taotlusvormis te näete ka seal seda küsimust, et palun kirjeldage siin lahti täpsemalt eksperdi roll ja kui te olete otsustanud eksperti mitte kaasata väljastpoolt, et siis põhjendage ära, et miks te arvate, et teile see ei ole vajalik. Nii et siin on teie enda otsustuse koht. Me ise oleme näinud, et see on lihtsalt väga hea võimalus ühingute jaoks. Kui teil tekib mingeid küsimusi vahepeal, siis julgelt andke kohe märku. Veel ei ole tekkinud. Kas on juba jutt nii hirmutav või veel ei ole nii konkreetseks läinud oma mõttega? Tulevad. Olgu, siis ma ei muretse. Jaa. Kas sellel eksperdil on sätitud mingi kriteerium, millele ta peab vastama? Kogemus, ja kui ma nende tõesti tahan väljapoolt otsida, või ma lihtsalt tean, et ta on toimetab inimene, selles valdkonnas. Meie ei ole seadnud otseselt selliseid kriteeriume, aga see ongi teie enda põhjendada. Ehk siis jällegi taotlusvormis on see koht, kus te saate kirja panna ja nii-öelda veenda meie hindajaid, et just see ekspert on teie jaoks kõige vajalikum. Nii et jah, meie ei ole kriteeriumi otseselt sättinud. Kas siin on, me leidsime kodulehel oli need eksperdid, kes nagu olid organisatsioon, piirkondlik organisatsioon, mis oli kirjutatud, et need on tasuta, et neid võib ju ka kaasata. Te mõtlete nüüd need nii-öelda maakondliku arenduskeskuse konsultandid. Nendega on nüüd lugu nii, et nad hea meelega, sellest Külli pärast räägib ka pikemalt kohe, et nemad hea meelega nõustavad teid teie projekti ettevalmistamisel. Küll nad aga ei lähe selles mõttes teie projekti hiljem süvitsi sisse, et nad ei käi seda teekonda teiega tervenisti läbi. Et kui te soovite, et nad seda teeksid või sealt satub kellegi inimesega niivõrd hea klapp või tundub, et vot täpselt seda ta tegelikult oskaks nõustada, siis te võite temaga või nendega nagu eraldi selles kokku leppida, ja see tõenäoliselt saab olema tasuline teenus. Just, sest ma kohe räägin selle natuke seda juttu ette, Külli, vabandan kohe ära ka, et meie KÜSKis ostame seda nii-öelda nõustamise teenust, ostame kõikidest maakondlikest arenduskeskustest, aga see puudutab nii-öelda sellist projekti ettevalmistamist, et mitte selles projektis nii-öelda sisuliselt osalemist. Nii et see on täiesti teil siis selle konsultandiga läbi rääkida, et kui tundub, et tahaksite teda kaasata, siis peategi rääkima. Just. Okei. Ja siis rääkige läbi ja võib-olla on ka nende seas keegi, kes on valmis tegema ka seda vabatahtlikult selles mõttes ilma selle eest tasu võtmata. Et see kõik on läbirääkimiste küsimus, nii-öelda see tasu pool ka, et peate ise oma eksperdiga need asjad kokku leppima, et neid asju KÜSK teie eest teha ei saa. Jah. Räägime siis sellest ka, et mis vormis taotlus peab olema ja mis on siis need tähtajad. Ehk siis me tegelikult soovime teilt saada ainult 2 dokumenti, ehk siis taotlusvorm ja eelarvevorm. Nii et kõik, mis teil on öelda selle kohta, et millist võimekust te soovite arendama hakata ja mis tegevusi te selleks teete ja mis need tegevused kõik maksavad, kõik see info tuleks siis mahutada ära taotlusvormi ja eelarvevormi. Nii et me mitte midagi lisaks sinna juurde ei taha. Ei taha ka mitte hinnapakkumisi või mingeid selgitusi rohkemat, et kaks asja. Ja eelistatuna siis, see on selline tehniline pool, aga pange nad ühte digikonteinerisse. Reeglina meile saadetaksegi taotlusi ikkagi digitaalselt tänapäeval, aga muidugi on võimalus, kes soovib saata ka postiteel või tuua ise taotlus kohale ka. Et need variandid on muidugi ka alati olemas. Nüüd siin sulgudes, nagu te näete, on kirjas, et seletuskiri peab olema täidetud. Ehk siis eelarvevorm näeb meil välja selline, et vasakul pool on kõik numbreid puudutav ja paremal pool ongi siis võimalus või tegelikult isegi kohustus siis lahti kirjutada, et mida te nende numbrite taga olete mõelnud. Ehk siis kalkulatsioonid ja põhjendused. Et see on kindlasti väga oluline asi ka meie hindajate jaoks, et nad saaksid aru, et kust need numbrid teil täpsemalt ikkagi tulevad. Nii et sellele pöörake kindlasti ekstra tähelepanu. 11. jaanuar 2018 kell 3 on siis see tähtaeg, mis ajaks me ootame teilt taotlusvormi ja eelarvet digitaalselt allkirjastatuna ja vaadake kindlasti, et teie juhatuse liige selle
taotlusvormi ja eelarve siis allkirjastaks, et ei piisa meile paraku ainult projektijuhi allkirjast, vaid et see, kes siis nii-öelda ühingu nimel vastutuse võtab, et see ka allkirjastab siis teie taotluse. Igal infopäeval räägin seekord ka, et tavaliselt sellel kõige viimasemal päeval, kui on taotluste esitamise tähtaeg, no niikuinii on kõigil kiire, tavaliselt teie juhatuse liige on välismaal, ei saa allkirjastada, läheb elekter ära või teie arvutiga juhtub midagi. No need asjad kõik juhtuvad praktikas, et seda me oleme ise kogenud nii palju. Ehk siis ma tõesti soovitan, et kui teil on võimalik, vähegi võimalik, siis eelnevalt juba see taotlus selliseks lihvida, et teil on võimalik see eelmisel päeval meile ära saata või siis veelgi varem. Sest need taotlused, mis on meieni jõudnud eelmisel päeval, nendele me saame vähemasti nii palju seda pilku peale heita, et kas te olete saatnud õiged vormid, sest mõnikord juhtub ka nii, et läheb vale vorm täiesti kogemata teele ja siis ei ole enam midagi teha. Nii et siis me saame vähemasti seda tagasisidet teile anda, sest et samal päeval tulnud taotlustega me nii-öelda kohe operatiivselt ei jõua paraku tegeleda. Ja kell 3 on tõesti, on kell 3. Ehk siis kell 3 ei ole 15.10, ei ole 15.15, vaid et tõesti see on see tähtaeg, et soovime kohelda kõiki ühinguid võrdselt ka ja siis meil lihtsalt oleks nagu väga keeruline seda järgmist piiri tõmmata, et kust me siis võtame taotlusi vastu ja kust mitte. Ja Külli, küsi. Tahaks lisada, et pärast tagasi selle juurde tulema, et kui teil on teekaardil see 2 juhatuse liiget allkirjastama, siis kindlasti vaadake, et on 2 juhatuse liiget sellel ja et allkirjastab ka see, kes on teekaardil, et kui te olete juhatuse liikme jätnud vahetamata äriregistris, siis nagu selles mõttes ta ei saagi allkirjastada, sest tal tuleb. Ja et need on nagu olulised punktid, sest teie ju kontrollite selle järgi, mis on äriregistri olnud. Ja sealt võib lihtsalt selguda ka tõesti ootamatult näiteks, et kogemata on meelest läinud muudatused teha, et mitte ainult KÜSK-i tarbeks, vaid et üldse teie organisatsiooni funktsioneerimiseks, et see on selline hea koht, kus ise endale ka neid asju meelde tuletada. Ühest siis juhatuse liikmekirjast piisab? Sõltub, kuidas teil on B-kaardil kirjas. Tavaliselt ühingud märgivad ise nii, et piisab ühest juhatuse liikme allkirjast. Kui mõnikord on ühingud ise seda erisust tahtnud, et näiteks ainult nii saavad allkirjastada nad dokumente, kui seda teevad 2 juhatuse liiget koos näiteks. Või peab terve juhatuse allkirjastama, et see täiesti sõltub, et tavapäraselt ikka. See sees juba, et kas teil on õigused on, et kui on 2 korraga saavad tehingut teha, siis see kehtib ka selle kohta, et te peate selle projekti allkirjastama. Vaadake see üle igaks juhuks. Just. Kui te toote meile taotluse või saadate posti teel, et siis kindlasti vaadake, et elektroonne koopia jõuaks ka meieni tähtaegselt. See elektroonne koopia siis ei pea olema allkirjastatud sellisel juhul. Projekti ennast saate ellu viia siis alates 1. aprillist kuni järgmise aasta aprilli lõpuni, nii et veidi üle 1 aasta. Et sellega siis teate arvestada, et kui meile jaanuari keskpaigaks taotlused esitate, et siis neid tegevusi reaalselt saate hakata planeerima siis alates 1. aprillist. Me püüame olla alati hästi kiired taotluste menetlemise poolega ja hindamise poolega. Nii et hiljemalt märtsi keskpaigaks kindlasti me teile vastused ka saadame, et kas te olete toetust saanud või seekord mitte. Ja minimaalselt 8 kuud siis peaks ka projekt kestma, et me oleme ise kogenud ka seda, et siis sellise ajaperioodi jooksul on võimalik neid tulemusi juba ka nagu ise paremini hinnata, et muidu võib-olla ongi, et teete selle tegevuse, mis iganes teil on plaanis siis teha võimekuse arendamiseks 6 ajaga ära, aga et tegelikult on neid nii-öelda muutusi veel ei näe, et meie jaoks on ka oluline just neid muutusi näha teie organisatsioonis, teie organisatsiooni arengus. Et siis teame meie ka, et on läinud raha õigesse kohta. Räägime rahast ka, jah? Meil on 280 000 eurot selle vooru peale vabaühenduste arendamiseks välja jagada. Piirkondlikele projektidele kuni 180 000 eurot ja üleriigilistele või rahvusvaheliselt tegutsejatele siis kuni 100 000 eurot. Ma kohe räägin paar slaidi hiljem ka, et mis see täpsemalt tähendab, see jaotus. Aga et toetussumma siis ka on natukene erinev,
piirkondlikele ühingutele siis kuni 9000 eurot ja teistele siis kuni 12 000 eurot võimalik taotleda. Ja oma finantseeringut me eeldame, et panustate sinna juurde siis vähemasti 5% ja et see on kõik rahaline. Teatavasti vabaühendused panustavad väga palju sellistesse projektidesse tegelikult ka oma tööaega, lihtsalt vabatahtlikku tööd, ka rahaliselt mõõdetavat panust, näiteks keegi koostööpartner annab seminaride pidamiseks ruume tasuta kasutada, mille eest ta muidu võib-olla küsiks näiteks raha. Et selliseid asju eelarvesse te ei peagi kirja enam panema, et otsustasime teha teie elu ka natuke lihtsamaks selles osas. Te saate küll selle kõik ära kirjeldada taotlusvormis, et keda te kaasate, milliste koostööpartneritega koostööd teete ja nii edasi, aga eelarves siis tõesti on nii-öelda see kohustuslik osa on see 5% siis rahalist panust. Milliseid kulusid me toetame? Tegelikult on õige vastus, et peaaegu kõiki neid kulusid, mis siis on vajalik teha teie arenguhüppe saavutamiseks. Kuigi jah, järgmine slaid on selle kohta, mida me kindlasti ei toeta. Aga siin on siis lihtsalt võib-olla mõned näited, eks ju, et töötasud ja maksud on projekti keeles siis abikõlblikud kulud, teenuse ostmine juriidiliselt isikult samamoodi, ürituste korraldamine, igasugu info levitamisega seotud kulud, turunduskulud, juhtide, töötajate, teie ühinguga seotud, lähedalt seotud inimeste koolituskulud, arendamiskulud, sealhulgas tegelikult ka õppereisid ja selles osas sinna suunda ma soovitan teile eriti mõelda. Ehk siis tihtipeale saab just sellist head kogemust ja praktikat mõnelt ühingult, kes näiteks tegutseb teiega samaskuuses valdkonnas, ütleme mõnes teises Eesti piirkonnas näiteks, või miks mitte ka piiri tagant. Ja mõnikord aitabki lihtsalt nii-öelda omavahel rääkimine, tekitab mingit inspiratsiooni ja saategi nagu ennast nõnda arendada. Nende välismaiste reisidega muidugi ma panen seda südamele, et mõelge läbi, et kas ikka on väga vajalik, et teie 10 inimest sinna sõidaks. Et või te tegelikult saate selle teadmusega koju tuua siis 1-2 inimesega. Et see on ka asi, mida meil hindajad tavaliselt välja toovad, kuna need sellised välisreisid on tihtipeale üsna kulukad, et kuivõrd see nii-öelda sinna see toetuse panek seda nii väärt on, et võib-olla te ikkagi saate mõned tegevused teha ka siin Eestis, mis teie ühingu arengule ka kaasa aitavad. Aga et vähemasti ma suunan teid mõtlema sinna suunda, et rohkem ka teiste ühingutega oma arenguteemadel rääkida. Arenguekspertide, konsultantide kaasamine, nendega seotud kulud võite eelarvesse arvestada, maksud, lõivud, mida riik ei tagasta. Ja toetusest kuni 15% te võite küsida tegelikult oma ühingu sellisteks üldkuludeks. Ehk siis see on nüüd see osa, mida te ei pea kirjutama taotluses ega eelarves lahti, vaid te lihtsalt kirjutategi, et see summa kuni 15% toetusest teil on tarvis üldkuludeks. Ja pärast hiljem me ei küsi teie käest ka, mida te päriselt selle rahaga tegelikult tegite. Ehk siis, mis puudutab näiteks igapäevast sellist projekti juhtimisega seotud kulu, näiteks telefonikulu või teil on vaja, bürooruume rentida selle projekti asja ajamisega seoses või projektijuhil on vaja transpordikulusid teha, et seda laadi kulutusi, et me ei tahaks, et nad oleks eraldi eelarveridadel, vaid te teetagi nii-öelda selle rahaga, me ei küsi teilt pärast ka dokumentatsiooni selle kohta, et te ise vaatate siis, kuidas te seda omaenda parema äranägemise järgi seda summat kasutate. Muidugi peab see olema kooskõlas, eks ju, kõikide Eesti Vabariigi seadustega, eks ju, ja vaatama peate seda ka, et raamatupidamine teil siis endal selles osas korras oleks, aga et rõhutan üle, et see on see osa, mida te nagu KÜSK-ile pärast kuidagi tõendama ei pea. Küll aga, kui juhtub nii, et projekti elluviimise käigus näiteks meil ei õnnestu teiega ühendust saada või tekib kuidagi mingeid veidraid kommunikatsioonihäireid teiega näiteks
või te olete jätnud mingid tegevused tegemata projektis ja teil ei ole ka head vastust meile anda, miks need tegemata on, või tekib muid selliseid veidraid kooslusi, et siis sellisel juhul meil on õigus sellest üld- ja arenduskulude osas siis kuni pool teilt hiljem tagasi küsida. Aga neid juhtumeid tõesti ei ole üldse palju, aga mõned siiski on olnud viimaste aastate jooksul, et ei ole saanud täissummat selles osas välja maksta. Lihtsalt teate ette hoiatavalt, aga no ma usun, et ei teki teiega selles osas probleeme. Ja muud kulud, mis on siis põhjendatud ja vajalikud projekti elluviimiseks, välja arvatud need kulud, mida me kindlasti ei toeta. Ehk siis sellest voorust ei ole võimalik siis katta kinnisvara soetusi ja amortisatsiooni, ei saa soetada põhivara ja suuremaid seadmeid või ka ei saa teha mitte remondi- ja ehitustöid. Nüüd seadmete soetused ja remondi- ja ehitustööd, need on kulud, mida me toetame selles järgmises arenguhüppevoorus, ehk siis selles voorus, mis puudutab seda majanduslikku elujõulisust. Sest sealt tihtipeale küsivad ühingud toetust just selleks, et näiteks mingit oma teenust välja arendada. Või teenuse pakkumiseks on oluline teha mingeid soetusi näiteks või mõned ruumid korda. Nii et te teate, et need kulud on siis toetatavad meie poolt selles järgmises voorus. Projekti juhtimise sisseostmist juriidiliselt isikult me ka ei toeta, ehk siis me soovime, et see projekti juhtimine oleks tehtud konkreetse inimese poolt. FIE sobib meile ka siin juures. Jah, et projekti juhtimine selles mõttes on muidu iseenesest on abikõlblik kulu, et selle võite ikka eelarvesse sisse panna. No ja muid põhjendamatuid kulusid ka, mis ei ole otseselt selle konkreetse projekti eesmärgiga seotud, neid ka ei toeta. Nagu näiteks üldkoosoleku pidamise kulu. Et mis on ka teie jaoks tegelikult tihtipeale vajalik teha, eriti kui teil on liikmeid rohkem, võib-olla peate mõne ruumi üürima, eks ju, ja nii edasi. Aga et see ei ole see kulu, mida me siis selle vooru raames toetame. Nii et ainult need kulud, mis on siis seotud teie arenguhüppe saavutamisega. Ja mis veel on oluline, on see, et püüaksite vältida huvide konflikti olukorras tehtud kulusid, ehk siis näiteks osta teenust teie juhatuse liikmega seotud ettevõttelt. Just. Ja kui tegelikult on teil põhjendus olemas selle kohta või näiteks ütleme, et keegi teine ei pakugi sellist konkreetset teenust, et teil on ainus võimalus osta sellelt ettevõttelt või mõni teine põhjendus, et siis lihtsalt peate KÜSK-iga ühendust võtma ja räägime need asjad läbi. Et oleme ka siin leidnud lahendusi. Ja kui teil on nüüd projektis kulusid, mis on üle 2000 eurosed, et siis te peaksite olema valmis ka võtma 3 hinnapakkumist. Küll ei pea te seda tegema veel projekti esitamise ajaks. Selleks ajaks piisab ka kalkulatsioonist. Muidugi teile endale tõenäoliselt oleks ikkagi parem, kui te juba nagu eelnevalt tutvuksite natuke täpsemalt sellega, mis turul toimub, et siis te pärast ei leia ennast võib-olla üllatuse eest, et tegelikult on hinnad hoopis kallimad veel. Aga et neid hinnapakkumisi me tihtipeale küsimegi näiteks vahearuande ajal, et 3 hinnapakkumist, et saaksime meie ka veendumuse, et te olete tegelikult saanud kõige parema kvaliteedi ja hinna suhte. Et seetõttu. Ja teile endale ka muidugi kõige kasulikum see, et kui te võrdlete seda, et mis turul tegelikult toimub. Piisab ka täiesti tegelikult sellest, kui te saadategi meili teel kellelegi lähteülesande või siis mõne teenuse või toote puhul ehk on võib-olla hinnakirja olemas ka kodulehel, et selles mõttes me siin ei lähe üldse nii ametlikuks kätte ära, et see on täiesti teie enda valik, kuidas te need hinnavõrdlused kätte saate. Ikka. Puudutab ka näiteks projektijuhi palgafondi? Ei puuduta projekti. See on väga hea küsimus, seda pole kunagi küsitud varem. Et jaa, tegelikult võt sellisel juhul te tegelikult juba selle põhjenduse kirjutategi ju ära. Et te kirjutategi taotlusvormis, muidu tegelikult, kui ta on üle 2000 euro kulu, et siis ju nagu peaks, eks ju. Aga te tegelikult taotlusvormis juba põhjendate ära, et te olete selle inimese võtnud sellepärast, et tal on sellised kompetentsid. Et samamoodi tegelikult ka teiste nende kulude puhul, et
kui te tegelikult teate väga kindlalt, et te tahaksite osta seda teenust või toodet just nagu neilt ja teil on väga kindel põhjus selleks, noh, varasem väga hea koostöö või siis keegi teine ei pakugi, eks ju, sellist asja, on ju, et siis te samamoodi saate seda põhjendada. Et sellisel juhul me ei korja neid nii-öelda lihtsalt lisapakkumisi või selliseid poolfiktiivseid pakkumisi lihtsalt oma lõbuks. Et me tahaksime veenduda, et olete saanud jah, parima, mis teil on. Meil on suur organisatsioon ja me usume, et kõige parem nii-öelda organisatsiooni arenduse kompetents on Eesti arendus, mis on see ESA, Eesti sisekoolituse arendusliit, et seal on kõik Vooglaiud ja kõik asjad koos. Põhjendate ära ja nii ongi. Ja siis meil ei ole alust nii-öelda kahelda selles. Me usume ja usaldate. Täpselt. Ja põhjendategi selle ära ja nii ongi. Just, et me ei lähe siin selles mõttes, ma rõhutan veel üle, et me ei küsi neid lihtsalt sellepärast, et teid panna rasket tööd tegema ja linnukesi kastidesse tegema, et vaid, et tõesti selle jaoks, et te saaksite ise nagu parima pakkumise ja kui te näete või kui te teate, et see on teie jaoks parim pakkumine või teist pakkujat ei ole, siis nii ongi. Siis me ei saagi sellega vaielda nii-öelda. Just. Ja veel kord, et eelarve seletuskiri peab siis sisaldama kirjeldust kalkulatsioone. Räägime sellest ka, et kes siis üldse taotleja võib olla. Ja juriidilises vormis siis kas mittetulundusühing või sihtasutus ja oleme siis tõesti 2 jaganud taotlejad, ehk siis me tegelikult hindame ka reaalselt siis taotlusi 2 jaos, piirkondlikult tegutsevad ühingud siis ühes grupis ja rahvusvaheliselt ning üleriigiliselt tegutsevad ühingud siis teises grupis. Ja piirkondlikult tegutseva ühingu all me mõtleme neid vabaühendusi, kelle sihtrühm on siis kuni 3 maakonna piirides. Ja kõik siis laiemalt tegutsejad lähevad siis sinna teise gruppi ja sellest siis sõltub ka see toetussumma, mida te saate küsida, taotleda KÜSK-ist. Ka katusorganisatsioonid võivad meilt toetust taotleda, sealhulgas tegelikult ka oma liikmete arendamiseks, aga ainult siis sellisel juhul, kui see katusorganisatsioon ise ka organisatsioonina tugevneb, areneb, ehk siis on reaalselt tegevusi projektis ka selleks ette nähtud ja et meil tekiks veendumus, et projekti tulemusena siis on see organisatsioon tugevam. Ja veel üks väga oluline asi KÜSK-i seisukohalt on see, et meilt saavad toetust taotleda siis arenguhüppe jaoks ainult need organisatsioonid, kes juba on veidi aega tegutsenud, ehk siis kes juba oskavad hinnata oma arenguvajadusi edaspidiseks. Ehk siis me ei saa anda starditoetusi vastselt asutatud ühingutele, aga toetame neid, kes on siis tegutsenud vähemasti 1 aasta taotluse esitamise hetkeks. Seda kindlasti vaatame. Liikmete arv otseselt ei ole oluline, sest et tänapäeval kuidagi trend liigub sinna suunda, et nii-öelda see liikmete füüsiline arv ei olegi võib-olla niivõrd oluline, vaid et loeb see nii-öelda kogukond ja võrgustik, kes teil on, kes ei pruugi üldse olla teie nii-öelda liikmed, eks ju. Ja siis see sihtrühm, kelle jaoks te tegutsete. Oleme kindlasti toetanud ka neid ühinguid, kes ongi asutatud 2 liikmega, nad ongi 2-liikmeliseks näiteks jäänud, aga nad tegelikult tegutsevad laia sihtrühma huvides. Et see tingimus on meil küll, et taotleja tegutseks avalikes huvides. Ehk siis ei tegutsekski nii-öelda nagu kitsalt omaenda liikmeskonna tarbeks. Et see on kindlasti tingimus, mida KÜSK ka vaatab. Ja teine asi, mida me selle avalikes huvides tegutsemise puhul kindlasti jälgime, on teie enda põhikiri. No põhikirjast me näemegi, eks ju, mis on teie eesmärgid, kas need on kuidagi rohkem avalikkusele suunatud, ka teie tegevused, jah, kohati. Ja vaatame siis ka seda, et mis te plaanite teha ühingu varaga sellisel juhul, kui teie ühing kunagi likvideeritakse. See punkt on ikka tavaliselt kõikidel mittetulundusühingutel oma põhikirjades ka sees, ehk siis mis juhtub teie varaga. Ja selleks, et KÜSK-ist toetust taotleda, peate te siis olema põhikirjas kirja pannud, et likvideerimisel läheb vara üle kas mõnele teisele sarnasel eesmärgil tegutsevale organisatsioonile
tulumaksusoodustus nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule või on mingi kombinatsioon nendest või ühele neist. Ütlen veel selle ka üle, et tegelikult mittetulundusühingute seaduse järgi te võite oma vara likvideerimisel jagada täpselt nii, nagu teie üldkoosolek seda otsustab, kas või juhatuse liikmete vahel, aga selleks, et KÜSK-ist toetust taotleda, et selleks peab siis olema täidetud selline tingimus. Nii et jälle hea põhjus vaadata üle teil kõigil oma põhikirjad, sest et kui te otsustate KÜSK-ist toetust taotleda ja seda punkti muuta, siis teil on veel võimalus seda teha, sest et põhikirja muutmiseks on vaja üldkoosoleku otsust. Me kindlasti soovime näha, et ka teie tegevus oleks avalik, ehk siis teie kohta oleks võimalik leida üles informatsiooni tänapäeval siis internetist, nii et kas siis teie enda veebileheküljel või ka näiteks Facebooki lehel, sest paljud ühingud kasutavadki tänapäeval näiteks ainult Facebooki lehte oma nii-öelda sellise infokanalina või ka teie partnerorganisatsiooni kodulehel või mõnel juhul näiteks kohaliku omavalitsuse lehel. Kuna on ka neid ühinguid, kes ütlevadki, et nende sihtrühm ei toimeta veebis, et neil tegelikult ei ole nii-öelda sellist oma veebilehte nagu vaja, et seal pidevalt seda infovoogu hoida. Et sellisel juhul me tahaksime näha, et teie kohta need asjad, mis siin nüüd kõik kirjas on olemas internetis võimalik leida. Ehk siis teie põhikiri, vähemasti 2 viimase majandusaasta aruanne, juhtorganite koosseisud ja kinnitus selle kohta, et te tegutsete eetiliselt. Ehk siis, et kas te igapäevaselt järgite oma tegevuses vabaühenduste eetikakoodeksit või olete ise oma enda ühingu jaoks eetilise käitumise põhimõtted läbi mõelnud. Ja, palun. Siin on see vormis on see aruanded 2017, 31, 12, et ma loodan, et ei nõua käesoleva aasta aruannet juba äriregistris. Ei nõua, nii et siin me tõesti peame silmas 2016 ja 2015 aruandel. Kui on nagu nii vana organisatsioon, võib-olla mõni on noorem organisatsioon, siis me mõistagi saa teilt üldse neid nõuda. Ja väga õige tähelepanek, et me selles mõttes siin ei pea ennast kuidagi nagu seadusest ülimaks, et te ei pea esitama 11. jaanuariks meile eelmise aasta majandusaasta aruannet kodulehel. Jah, just. Küll aga me tahame teada, taotlusvormis on väike osa selle kohta, et me küsime küll teie eelmise aasta tulude kohta, aga seal te võite jääda nendes arvudes ka üsna üldiseks. Ehk siis seal ei pea ka nii-öelda sendi pealt täpsed olema, vaid et me tahame lihtsalt näha teie nii-öelda sellist tulude struktuuri. Nii et selle osa peale peate küll mõtlema. Kas äkki on veel küsimusi selle kohta, et keda me toetame või kas te olete nii-öelda meil taotleja, et kas äkki tekkis mingi mõte? Ei tekkinud. Praegu ei tekkinud. Olgu. Ja. See on mingi kindel vorm või lihtsalt võib olla vabaühendused Eestis on kunagi ammu leppinud kokku selles, et mida nende meelest tähendab üks eetiline tegutsemine vabaühenduse puhul, et see eetikakoodeks on üleval nii EMSL-i kodulehel, kindlasti meie enda kodulehel, et te võite ka viidata lihtsalt sellele, oma kodulehel panetegi kirja, järgime oma tegevustes vabaühenduste eetikakoodeksit. Aga vaadake, et te siis ennem selle läbi ka olete. Te olete ikka veendunud, et seda järgite. Et seda ei pea. Me tahaksime tegelikult seda kindlust saada, et kui te taotlusvormile allkirja panete alla, et siis te tegelikult olete sellega nagu kinnitanud juba ka, et te käitute ja tegutsete eetiliselt, aga et te kodulehel seda ka kinnitaksite ja mitte ainult meie jaoks, vaid ükskõik, kes teie kodulehele läheb, et nii, et jällegi ärge võtke seda kui meie jaoks asjade tegemist, vaid tõesti lugege läbi ja mõelge ja mõtisklege, mida see teie ühingu jaoks tegelikult tähendab, see nii-öelda eetiliselt käitumine.
jah, keda me ei toeta, on siis need ühingud, kes on nüüd sellel aastal saanud arenguhüppe voorust, sellest esimesest voorust juba toetust, kelle projektid hetkel käivad, kestavad, et neile me uut toetust peale ei anna hetkel. Erakond ei toeta, kuigi nad on ka mittetulundusühingud, eks ju. Äriühinguid, nende liite, ka kutse- ja erialaliite me ei toeta, kuna nad on reeglina omaenda ühingu huvides tegutsevad organisatsioonid, välja arvatud juhul, kui neil on oma eesmärkide ja tegevuste seas ka nii-öelda väljapoole või avalikkusele suunatud tegevusi. Nii et selles mõttes siin me ikkagi läheme ka sisuliseks, et me ainult ei lähtu või ei vaata seda, et kes on nii-öelda nimeliselt see taotleja, vaid et vaatame, et mida see taotleja päriselt sisuliselt teeb. Ja me ei toeta ka neid ühinguid, kes siis on kas avaliku või ärisektori valitseva mõju all, mis MTÜ-de puhul tähendab näiteks seda, et üle poole teie liikmetest ei tohiks olla kas siis kohalikud omavalitsused või äriorganisatsioonid. Et me ikkagi toetame sellist nii-öelda kodanikualgatuslikku, omaalgatuslikku vabaühendust. Sihtasutuste puhul siis vaatame asutajaid kindlasti. Kui on ME17 saanud toetust, see kõlbab. Nii et jah, kui te olete saanud toetust nüüd majandusliku elujõulisuse voorust, siis võite tulla ka taotlema nüüd sellest nii-öelda pehmest voorust. Et siin me eristasime jah, et need on natuke erinevad asjad. Just. Tohib küsida? Ikka tohib. Seoses sellega, et kui on suur organisatsioon, näiteks Eesti Emakeelne Luterlik Kirik, kus on 167 kogudust üle Eesti ja lisaks veel väga palju sihtasutusi ja erinevaid allüksuseid, osakondi. Et vahesti on need taotlusvoorud olnud sellesugused, et ühe organisatsiooni alt ei ole võimalik taotleda kui ainult ühel nii-öelda osakesel, organisatsiooni osakesel, aga ma saan aru, et siin nagu selliseid piiranguid ei ole. Te mõtlete, et taotleja oleks siis katusorganisatsioon ise või kuidas te mõtlesite praegu? No hetkel näiteks meie organisatsioonis on jah nii, et me kõik oleme põhimõtteliselt koos ühe registrikoodi all. Ahah, okei. Ja taotleja siis oleks katusorganisatsioon ise ja, ja mingi rakukese arendamiseks nii-öelda on ju. On need ELK perekeskus või ELK diakoonia talitus või ELK ja, aga ikka saate ju taotleda sellisel juhul omaenda organisatsiooni arendamiseks. Ma praegu võib-olla ma ei saa hästi aru, et mis takistus täpsemalt on. Aga me võime sellest pärast äkki eraldi veel rääkida, et aga põhimõtteliselt võib niimoodi suured organisatsioonid ka? Jaa, muidugi võivad ja. Meil oli see tingimus, et kui on tegemist katusorganisatsiooniga, et siis peab kindlasti seal see nii-öelda katusorganisatsioon ise ka sellest kasu saama, ehk siis nagu arengut ise ka arenema selle käigus, et mitte ainult küsima oma liikme arendamiseks. Aga sellest me võime rääkida pärast veel eraldi, kui sobib. Kust te veel abi saate? Ehk siis seesama KÜSK-i kodulehekülg, lugege läbi taotlusvooru tingimused ja me oleme tegelikult teinud ka teile juurde sinna ühe juhise projekti ettevalmistamiseks. Lugege see ka kindlasti läbi, et see aitab teil natuke paremini ka võib-olla seda projekti konkreetselt ette valmistada ja ka kirja panna. Ehk siis seal on päris palju viiteid ka siis taotlusvormile, nii et seda kindlasti vaadake. Siis saate nõu küsida maakondlikest arenduskeskustest, aga ma siin tõesti rohkem praegu ei räägi, muidu ma räägin kõik külli jutu ära. Ja kolmas asi siis käsiraamat vabaühendustele, organisatsiooni arendamine. On täitsa veebis ka olemas ja saadaval, et see käsiraamat aitab teil ka võib-olla paremini mõtestada seda, et mis see organisatsiooni arendamine üldse tähendab või kuidas neid arenguvajadusi siis analüüsida. Nii et soovitan ka seda veebis lehitseda. Ja vaadake ka vooru tingimustest hindamiskriteeriume kindlasti. Ja kui vähegi võimalik, siis andke oma juba valmis kirjutatud projekt läbi lugeda, hinnata mõnele inimesele, kes ei ole igapäevaselt teie tegevustega seotud ja vaadake, andke talle ka hindamiskriteeriumid ette ja vaadake, et kuidas tema teie projektist aru saab
ja läbi hindamiskriteeriumite siis teie projekti hinnata võiks nii-öelda, et selline väljastpoolt pilk on alati hästi heaks abiliseks, sest et kui te olete igapäevaselt nende asjade sees, siis te võib-olla unustate mingi väga olulise asja sinna kirja panna või mõtlete, et see on elementaarne, et hindaja saab sellest aru, aga hindaja ei pruugi teada neid asju. Ehk siis andke kellelegi võõrale lugeda, ta toob kohe need sellised probleemkohad teie projektist välja. Mis saab edasi, et kui nüüd ongi käes 11. jaanuar, siis edasi toimetame me kõigepealt teie taotlustega KÜSK-is, ehk siis teeme ära tehnilise kontrolli, vaatame, et te oleksite KÜSK-i jaoks sobiv taotleja, et teil on taotlus esitatud õigetel vormidel ja suurem osa taotlustest siis läheb edasi sisulisse hindamisse. Igat projekti hindab KÜSK-is 3 inimest, 3 meie hindajat, meie hindamise ekspertide kogust, kelle nimed tegelikult terve selle kogu nimed on siis ka kodulehel olemas, aga see, et kes siis konkreetselt nüüd selle vooru projektide hindamisega tegeleb, see ei ole jällegi avalik informatsioon, et me valime sealt need selle vooru jaoks parimad hindajad välja, igat taotlust siis 3 hindajat hindab, peale seda nad saavad need hindajad ka veel omavahel kokku, arutavad uuesti selle tekkinud pingerivi läbi, võib-olla veel arutavad ka seda, et kui näiteks kellelgi on jäänud mõni asi 2 silma vahele või see oli ka aeg-ajalt tekib ka mingeid selliseid olukordi ja mõnel juhul me siis küsime veel ka mõnelt taotlejalt paari asja täpsustuseks üle, et kui nüüd sellest peaks sõltuma rahastusotsus. Aga edasi tavaliselt siis see pingerivi, mis tekib, selle alusel teeb siis meie KÜSK-i juhatus rahastamise otsused, siis piirkondlikele ühingutele eraldi ja üleriigiliselt rahvusvaheliselt tegutsevatele ühingutele veel eraldi. Ja loodame siis, et märtsi alguseks, aga hiljemalt keskpaigaks saate te meilt siis kõik teada, et mis need otsused on ja alati saadame kõikidele siis neile, kes ka toetust ei saa KÜSK-ist selles voorus, siis hindajate kommentaarid pärast hiljem. Et see on üsna sellist positiivset vastukaja ka leidnud meil seni, et seda väga ka oodatakse ja tahetakse, et näha, et mis siis hindajad teisiti nägid kui teie. Rahast veel nii palju, et kõigepealt siis anname 50% toetusest teile, peale vahearuannet siis 40% toetusest ja peale lõpparuannet 10% toetusest. Nüüd juhul, kui on mõne projekti puhul vaja siin erisusi teha või teil tegelikult oleks vaja seda toetussummat alguses näiteks natuke suuremat, et siis me saame ka eraldi läbi rääkida teiega selles osas. Et kuna selline toetusleping on niikuinii 2 osapoole vaheline asi, et siis see on ka alati läbiräägitav selles osas. Milleks te peaksite veel valmis olema igaks juhuks on siis see, et 2 aasta pärast peale projekti lõppu me küsime teilt ka järelaruannet, mis on hästi lihtsas vormis, seal ongi 3-4 küsimust, kuhu te saate siis avatult ja ausalt vastata, et kuidas teile tundub, et kas ka mõni aasta peale toetuse kasutamist kas teie ühing ikka päriselt ka arenes või et milles see arenguhüpe siis seisnes. Et saategi meile avatult ausalt tagasisidet anda selle kohta. Nii me saame ise ka teha paremini nii-öelda selle vooru mõju analüüsi. Ja samamoodi me tegelikult mõtleme, et siin võib-olla peale seda, kui nüüd te olete toetuse ära kasutanud, et võib-olla äkki teha veel järelintervjuusid või mingeid fookusgruppe kokku kutsuda, et siis te ära ei ehmataks, kui me teile helistame mõni päev ja soovime rohkem infot. Sest see aitab meil endal KÜSK-is palju paremini ka analüüsida seda, et kuhu me oma toetused paneme ja kuidas meie peaksime edasi minema, ehk siis milliseid taotlusvoorusid edaspidi teha. Ma näitan teile ka korraks põgusalt taotlusvormi ja eelarvevormi, kuigi ma usun, et paljud teist on juba seda vaatamas ka käinud kodulehel, aga et ma siin väga pikalt põhjalikult täna ei peatuks, et seda te saate ise hiljem kodus teha. Ja lisaks boonusena
Ma tegelikult olen siia slaidikavasse lisanud ka sellist infot eelmiste aastate praktikatest, nii et jällegi ma nüüd praegu siin pikalt sellele ei peatu, aga et siin te näete, et kuhu maakondadesse on toetused varasemalt läinud, millistele teemadele, millistele võimekustele on siis ühingud keskendunud, kes on võib-olla olnud sellised meie jaoks ka sellised silmapaistvamad arengus hüppajad olnud siin viimastel aastatel. Ja siis veel eraldi sellised 3 slaidi lõpus, et millised on olnud projektide juures põhilised komistuskivid. Nii et see jääb teile sellisena magustoiduna veel koju lugeda pärast hiljem. Nii. Vaatan, kas mul õnnestub saada siia ette ka taotlusvorm. Aga väga hästi vist ei õnnestu. Aga lepiks siis praegu kokku nii, et ma teile seda vilkuvat pilti ei hakka näitama. Ehk siis, et te saate tõesti ise vaadata neid asju pärast hiljem ka kodus. Tuled mulle appi? Just meil taotlusvormil on ikka lahtrid ka, et ei pea ainult seda pilti teha. Ei, see pole see. Võta siit see Wordi fail olen. Just, aitäh. No võt, suur tänu. Nüüd mul endal muidugi ei ole siin pilti, aga no ma katsun hakkama saada. Nagu ikka algab üks taotlusvorm, eks ju, teie andmete täitmisega, see on selline lihtne osa. Tegutsemispiirkonna peate ära märkima ja edasi juba lähetegi selle juurde, et oi. Nii, et kirjutate projekti eesmärgi ja lühikokkuvõtte siia ning siis saabub see osa, millest ma teile alguses rääkisin, ehk siis peate kirja panema oma ühingu eesmärgid ja selle, et kuidas te seda eesmärkide saavutamist mõõdate. Ühingu eesmärke. Sõltub, kuidas teil endal on nad tõesti määratud ja siia te tegelikult, kui teil neid on rohkem, siis te võite neid ka grupeerida. Ehk siis see ongi võib-olla natuke ka see nüüd teie enda mõttekoht mõelda, et aga äkki meil ongi liiga palju eesmärke seatud. Et just sellest te kindlasti Marleeniga ka peale pausi pärast hiljem räägite. Ja edasi on veel üks oluline koht on teave taotleja kohta. Ehk siis siin on nüüd see võimalus teile kirja panna, miks te ise arvate, et teie ühingut üldse ühiskonnas vaja on ja sihtrühmale vaja on. Ja siin seda nii-öelda tõendust või tõestust pakkuda ka hindajate jaoks, sest hindajad meilt tihtipeale küsivad, et väga tore projekt, tundub, et ühing areneb väga palju, aga et miks seda ühingut üldse on vaja ühiskonnas. Ehk siis see on nüüd see teie võimalus siin selgitada meie hindajatele, et milles väljendub teie ühingu olulisus. Siis tulude aruanne, sellest ma juba korra rääkisin, statistilisi näitajaid küsime ka ja siis see projekti eeltöö osa, et ühingu arenguvajaduste analüüs. Saate kirja panna, kuidas te seda analüüsi tegite, milliseid metoodikaid kasutasite ja siis lõpuks ka kokkuvõtlikult need tulemused kirja panna. Ja edasi siis lähebki juba projekti kirjelduseks, ehk siis sealt arenguvajaduste analüüsist tuleb välja see, millele te siis oma ühingus soovite edasi keskenduda selle projekti raames. Nii et edasi siis läheb konkreetselt selle projekti kirjelduseks. Milliste võimekustega tegelete, milliseid eesmärke te seate konkreetselt selle projekti lõpuks siis, et kuhu te soovite välja jõuda. Mõistagi tegevuskava, eks ju, et milliseid tegevusi te teete selle eesmärgi saavutamiseks, põhjendate tegevuskava, kirjeldate arengueksperdi rolli,
kui see ekspert teil kaasatud on. Ja siin miskit oli veel. Riskide osa mõelge kindlasti läbi. Jätkusuutlikkuse osa, et kuidas te seda arengutaset siis edaspidi ka hoiata või mida te edaspidi tegema hakkate. Projekti juhtimise ja koostöö osa ehk siis projekti meeskonna kirjeldus ja samamoodi siis ka projekti juhi ja tema kompetentside kirjeldus. Väga oluline. Kui kaasate vabatahtlikke või teisi koostööpartnereid, siis nende kohta info saate kirja panna. Ja siis on ka veel lisateabeblokk, et kui tundub, et teil midagi jäi veel ütlemata. Aga üldiselt ma soovitan taotlus kirja panna võimalikult lühidalt ja konkreetselt, et ärge sellist vahtu sinna väga palju kirjutage ja püüdke hoiduda ka sellisest kantseliidist et või sellest, et mida te arvate, et meie hindajad võiksid tahta lugeda, et selliseid keerulisi sõnu. Vastupidi, nad tahaks hästi lihtsalt teada saada, millega te tegelete, ehk siis kes on teie organisatsioon, kuhu te tahate hüpata, milles areneda. See projektijuhi on oluline, et miks ta mida kõvem CV-s ta parem. Me isegi CV-d ei eelda, et te paneksite sinna, et pigem, et te veenaksite meid, et see on õige projektijuht teie jaoks seda projekti läbi viima. Nii et selles mõttes me seal seda ei vaata, et kui palju on keegi haridust saanud või koolitusi läbinud, vaid see on teie enda põhjendada, et miks just see inimene. Just. Ja kontrollloend lugege palun enne läbi, kui te sinna jahid panete. Ehk siis see on teile endale abiks jällegi, et vaatate üle, et kas ikka põhikiri on teil kodulehel üleval ja kõik need muud asjad, et see on ka selline abimaterjal teile endale. Võt, läksin ajast natuke üle ka. Ma eelarve vormiga praegu vist ei hakka siin teid kiusama, et eelarve on väga lihtne, et on vasakul pool on numbrid ja paremal pool on siis kõik see tekstiline osa. Kas teil on äkki veel mõni küsimus? Ei ole. Kui teil praegu ei ole küsimusi, et siis esimesel slaidil on minu kontaktid olemas ja samamoodi on kodulehel olemas minu kontaktid, et ma kindlasti julgustan helistama ja kirjutama, kui teil neid küsimusi tekib. Nii et praegu selle taotlusvooru ülevaate andmisega on hetkel kõik.